Tere jälle, minu head kuulajad, vaatajad ma ei saa öelda, sellepärast et ei vaata seda video, vaid te kuulate, selleks on omad põhjused. Ja täna ma teen ladumise sellisel teemal, et kuidas ma saaksin antud probleemi oma elus lahendada. Ja nii see küsimus ongi. Tegu on kollektiivse ladumisega, mis ei pruugi kõikidega resoneeruda. Vaatajaid on väga palju, nüüd on üle 1000 iga video juures siin tavaliselt. Ja mina ei tea seda, kelle energiat parajasti mina oma kaartidega siin kinni võtan. Ja kui te soovite eraladumist, mis on siis ainult teie energiatesse teile, siis võite mulle alati kirjutada, minu meiliaadress on siin selle video all. Ja tegu on ka ajatuva ladumisega, ükskõik millal te seda vaatate, siis on see teile ja kui te juhtute seda vaatama, siis kindlasti on teil siit midagi nii-öelda kõrva taha panna, minu lemmiklause. Otsige üles ka minu samanimeline Facebooki leht, kes seda veel teinud ei ole, see kehtib nendele, kes uued on siin minu kanalil, minu kanali vaatajad. Ja see Facebooki leht on hoopis teistsugune. Seal ma panen päevakaarte, seal ei ole ühtegi video. Aga otsige üles ja hakake jälgijateks ja vaadake siis ise. Olen Auli ja mis seal siis ikka, asume siis selle ladumise juurde, et kuidas ma saaksin seda probleemi enda elus lahendada. Mõelge siis mingile probleemile. Vaatame, võib-olla hakkame eraldiseid võtma ühesõnaga, vaatame, kuidas see ladumine läheb. Kuidas ma saaksin seda probleemi enda elus lahendada. Vaatame üldiselt praegu et millised energiad siis on nagu siis selle probleemiga seoses teil praegu antud hetkel. Sest me ei lasku praegu, eks ole, siin mingitesse konkreetsetesse ühesõnaga, et kas see on suhe või töö või midagi sellist. Siis vaatame need energiad, millest te praegu olete. Te olete, ma ütleksin, et tänu võib-olla ühele väga samas ka intuitiivsele meesterahvale, poisid, pöörake ringi, eks ole, poisid, kui te vaatate mind. Siin on üks armastuse kuningas. Siin on selline narrikaart. Siin on tähistamise kaart. Kaksikleegi kaart. Olgu see siis kaksikleek, hingesugulane, hingesuhe. Tegelikult kaksikleek ja hingesuhe ei ole päris üks ja sama. Ja siin on selline üksinduse energia. Olete seal üleval Kaljuserval ja vaatate seda tähte, ei taha üldse siia alla vaadata ja samas olete te ka sellises natukene sellises hulljulges või sellises, fuul on narr, see on nullkaart ja seda kutsutakse natukene ka selliseks hulljulgeks, niiseks lollikeseks natukene. Jumala eest see ei tähenda täpselt niimoodi, et keegi mingi loll on, eks ole, ma ei taha seda öelda, loomulikult mitte. Et lihtsalt ühesõnaga see võtab siin ette nagu selliseid riske või niimoodi, teda üldse ei huvita nagu tulemus. Ma tahan, ma lähen, ma riskin. Hästi palju on nagu selliseid energiaid praegu üleval. Nagu üksindus, armastuse kuningas, hulljulgus, kaksikleegi sidemed. Vaatame siis nüüd edasi lihtsalt. Võtke kinni see, mõelge oma probleemile. Need ei pruugi üldse olla nagu siit sellest mingisugused, vaid lihtsalt need on praegu antud hetkel väga sellised nagu valitsevad energiad. See ei pruugi ka mitte kellegiga. Kõikidega ühilduda, eks ole. Tuletame seda meelde. Nii, vaatame siis nüüd, kuidas ma saaksin antud
probleemi lahendada. Ükskõik, milline see probleem siis ka iganes kellelgi on. Nii, siin on väga selge ülemõtlemine, silmad kinni seotud, mitte midagi ei näe, mitte midagi ei kuule, ainult see, mida mina mõtlen, see on ainult siht, see on ainult ühesõnaga, nii et täiesti üle mõelnud olete, täiesti üle mõtlemine, lõpetage oma mõtlemine sellele probleemile nii fantastiliselt, nagu te praegu seda teete, just fantastiliselt, sellepärast, et kogu elu keerleb selle probleemi ümber, mis ei ole tegelikult selline pseudoprobleem. Sellest on väga lihtne välja tulla. Visake, lõpetage see ülemõtlemine, visake ära ühesõnaga enda peast need muremõtted, tulge natukene sellest probleemist välja. Need on nii õhkõrnad siin, need niidikesed, mida need linnud, need isegi te ei hoia seda kinni, vaid lihtsalt visake minema see. Kasutage oma intuitsiooni. Ülempreest rinna. Mulle nii meeldib minu üks lemmikkaarte. See on minu kolleeg. Olete väga intuitiivne naine. Ma ei saa öelda siin seda nüüd praegu, et pöörake ringi, eks ole, väga intuitiivne mees, sellepärast, et ülempreest rinna ja keisrinna tähistavad alati ja ainult naisenergiat. Me ei saa siin öelda niimoodi, et poisid, pöörake ringi, eks ole. Kasutage seda intuitiivsust. Kasutage, te teate tegelikult, kuidas seda probleemi lahendada, millised abinõud võtta. Te saavutate tasakaalu ja te tahate natukene liiga kiiresti saada sellele asjale lahendust, aga mitte midagi ei toimu kiiresti, mitte midagi ei toimu üleöö. Ma tean, ma olen ka kaksikud, ma olen ka õhumärk ja jumala eest, kui homne päev ei saabu, eks ole midagi, mida ma mõtlen või mida ma tahan, ma tean seda väga hästi. Väga kerge, saavutage tasakaal, rahunege maha, kasutage oma intuitiivsust ja lahendused saabuvad, aga mitte koheselt. Sellepärast, et kui te mõtlete üle ja te soovite seda lahendust saada kohe homme, siis seda ei tule homme. Aga saabub see tasakaal ja need kaalud, need lähevad siin täpselt ühele tasandile. Siin ei ole enam niimoodi, et üks kaal on üleval ja teine on all. Mida te saaksite teha selle konkreetse probleemi lahendamiseks oma elus? Et siit tuli praegu kasutada intuitiivsust, eks ole, siis lõpetage see ülemõtlemine, ärge oodake vastuseid kohe, praegu ja nüüd. Ja see tasakaal tuleb. Nii, ja mida te saaksite siis selle konkreetse probleemi lahendamiseks oma elus teha? Kas sa mul tulid siit? Jätan, et tuli 2 kaarti korraga. Võtame ikka 1 kaardi kaupa. Nii, jälle seesama. Saavutage tasakaal. Siin tuli paar välja. Siin tuli mul üks paarikene välja. Karikate kuningas ja karikate kuninganna. Nii et siin võib olla ka nüüd mingi probleem. Võib olla siin paaril suhtes, armastuses. Siis
tulevad siin uued algused, päris kindlasti tuleb, see on täielikult vana lõppemine, täiesti uus tee. Te saavutate selle tasakaalu. Te peate saavutama tasakaalu, te saavutate selle, siin tuli 2 üksteise all täpselt ühesugused kaardid. See on number 11 kaart, justiits. Et see probleem laheneks. Te peate saavutama endas rahu ja endas tasakaalu. See õiglus võidab. See õiglus tuleb, see tasakaal tuleb. Natukene võtab aega. Need on väga ilusad armastuse, vaatame edasi natukene, ma võib-olla siis natuke konkreetsemalt, et mida need 2 kaarti siin nagu tähendavad. Aga siin on väga ilus paar ja siin tuli ka muuses välja veel üks, nii et siin võib öelda nagu, et need on üks, et eriti tugev meesenergia on siin, eks ole, sest siin tuli 2 karikate kuningat, 2 armastuse kuningat ja siis üks armastuse kuninganna, väga palju intuitiivsust, siin täpselt samamoodi, karikat, olgu ta kuningas, olgu ta kuninganna, on ka väga suur ettenägelikkus, väga suur intuitiivsus, väga suur asjade ettetunnetamine, täpselt nagu ülempreestrinalgi. Eks ole, nii et siin on, kuidas lahendada seda, kuulake palun oma südamelt, kuulake, mida teie sisetunne ütleb, ühesõnaga te oskate seda väga palju, te näete tegelikult seda vastust ja siin tuleb saavutada õigluse tasakaal. Mingis asjas, siis see probleem laheneb teie elus, ükskõik mis see on. Nii. Te peate natukene minema nii-öelda eemale ja minema oma mõtetes sinna üksindusse. Ja te peate, ärge kartke sinna üksindusse minekut, te võite olla seal suhtes ja kus päris paljud ka kindlasti on ja üksinda ja üksikuna tunda võib ennast ka väga sellises suuremeelses suhtes. Te peate üksikus, nagu sellises rahulikkuses, üksinduses olema ja kuulama seda oma sisetunnet, mis see on niivõrd läbiv joon siin, ühesõnaga kuulake oma sisehäält, mida see teile ütleb. Te olete teinud, tulge sellest ohvri rollist välja. Te olete seadnud ennast niivõrd suurt ohvri rolli, et te mõtlete niipidi ja siis ma mõtlen jälle natukese aja pärast, mõtlen jälle nii, siis jälle nii ja siis naa. Et see ei ole ohver, tule sellest enda mõtetest olevast ohvri rollist välja. Kui lõpeb, praegu on seisakus, siin selles probleemis ükskõik milline praegu on ühesõnaga see kellegi probleem, mis keegi mõtles endale selleks probleemiks, suhted, töö, perekond, lapsed, vanemad, mida te siis parajasti mõtlesite, siis praegu antud hetkel natukene on siin tõesti seisakus kõik asi ja oletegi nagu selles üksinda endas mõtlemises ühesõnaga, praegu nagu seisab ja praegu midagi ei liigu, kuid kohe varsti hakkab väga kiiresti kõik liikuma ja te saate need väga head sõnumid praegu. Nii nagu ma ütlesingi, siin on seisak ja praegu antud hetkel te ei pea vastuseid teadma. Aga need vastused tulevad õige pea, sest väga kiiresti hakkab liikuma. Vaatamata sellele, et praegu te tunnete ennast ohvri rollis, olete nagu eremidi seisuses, üksiku eraku seisuses
ja praegu nagu midagi eriti ei liigu. Nii, vaatame nüüd, tuleb jälle see siin valesti. Lähen siia vastu kogu aeg, mul on lihtsalt, ma pean mingisuguse teise sellise puldi siia välja vaatama, et ma ei lähe kogu aeg siia vastu. Nii, kuidas sina saaksid seda konkreetset probleemi enda elus lahendada? Kannatlikkust on vaja teil, eks ole. Rahulikult olge seal selles eremiidi rollis, ärge tundke ennast ohvrina, kuulake oma sisehäält ja ärge tahtke saada kõike kohe, praegu ja nüüd. Nii, vaatame siis, mida ütlevad peaingli tarokaardid meile siis nii. Põhjused tähistamiseks, sõprade ring, rõõmsad uudised seoses suhte või lastega. Ühesõnaga siin väga paljudel on see probleem nagu suhetes. Siin tuli teine, seisa selle eest, millesse usud, ole enesekindel, leia oma isiklik jõud. Siin ongi nagu niimoodi, et siin ongi rõõmsad uudised tulevad, eks ole, ja seisa selle eest, millesse sa usud. Usu endasse ja usu enda enesekindlusesse ja usu enda soovide täitumisse. Ja siin tuli ka ühesõnaga kuskil siin ees, ma ei vaata neid eelmised kaarte enam, ühesõnaga see on nagu see äike on juba siin selja taga, siin paistab juba hakkab see päike tõusma. Te olete seljaga selle äikese poole, mis siin oli ja siin paistab juba päike sealt mägede tagant. Te olete saavutanud tegelikult juba päris palju ja nii nagu siin oligi, et tulevad need head sõnumid ja see lõpp sellele probleemile paistab. Ja kuidas ma saan lahendada seda, siis ongi niimoodi, et toetuge oma sõpradele, toetuge ka sellele vaatamata, et te tunnete ennast üksikuna nagu sellele sõbrad on sinu tugi praegu ja kuulake natuke, mida nad teile ütelda tahavad. Lase minevikul minna, see olukord muudab sind tugevamaks, aeg parandab kõik haavad. Siin ongi absoluutselt kõik öeldud. Lase minevikul minna. Ära istu seal. See olukord muudab sind tugevamaks, mis ei tapa teeb tugevaks, eks ole, sõnaga niimoodi, et see ongi väga hea siin, see aeg parandab kõik haavad. Mida kaugemale te nendest lähete, mida lihtsamalt te need lahti lasete, siis ongi niimoodi, et siis niimoodi saategi sellest välja tulla. Jätate selja taha need müristamised siin, need äikesed, kuigi need on ka väga ilusad värvisi. Ja laske see minevik minna. Toetuge oma sõpradele, kui teil on raske. Need on 3 väga sellist head märksõna, ühesõnaga minevik jääb selja taha täpselt 2 kaardi näol ja kui teil on raske, toetuge oma sõpradele või küsige kellegi käest nõu. Mida kuukaardid ütlevad, kuidas sa saad selle olukorra lahendada? Siin võib olla jah, osadel on siin suhteprobleemid, aga siin on niimoodi, et ma võtsingi tegelikult üldiselt, et ega siin ei ole, siin tuli välja ainult tõesti see intuitiivsete karikate paar, kuningas ja kuninganna. Aga siin üldiselt mul ei tule konkreetselt nüüd välja, kas see on siis tööga, suhetega või siis ükskõik millega, nii et ongi väga hea tegelikult, et mõelge ise. Mida soovitavad kuukaardid, et tulla sellest konkreetsest olukorrast välja? Pööra tähelepanu suhtlemisele, täpselt samamoodi.
nagu siin oli ees. Sõprade ring. Ja vaadake väga hoolega, mida te välja ütlete. Te olete võib-olla öelnud siin olukordades välja asju, mida tegelikult olete pärast kahetsenud. Ja pööra sellele tähelepanu. Et võib-olla kui sa jätad nagu ütlemata, pane suu kinni, ma ei tea, joo vett ühesõnaga ja kui näiteks suhtega on probleemi, et näiteks kodus on mingisugused ütlemised, siis tõesti tõuse püsti, mine kööki, võta vett, võta oma suu täis, et siis ei saa vastu midagi öelda. Et siin on väga palju ja pöörake tähelepanu siis suhtlemisele ja vaatame siis veel siis ja enesekindlus toob sulle edu. 2 põhilist märksõna, kuidas sellest probleemist välja tulla, on ära ütle kõike, mida sülg suhu toob. Pööra suurt tähelepanu suhtlemisele ja jää enesekindlaks. Kui sa oled kuskil maal oma piirid seadnud, siis kui sa pole neid veel seadnud, siis sea need. Jää enesekindlaks. Kui sa oled otsustanud näiteks selle suhte lõpetada, siis jää kindlaks sellele, lõpeta see suhe. Kui sa oled otsustanud kuskilt töölt ära tulla, alustada võib-olla hoopis mingi muu erialaga, mingi muu asjaga, jää sellele otsusele enesekindlaks. Need on 2 kõige põhilisemat asja praegu, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Mida soovitavad siis ingli kaardikesed? Nii, siin oli samamoodi, mida ütlesid siin siis Rafaeli 3, sõprade ring, ühenda jõud teistega. Haldjatele meeldib tegutseda ja rühm haldjaid näitab sulle, et koos tegutsedes lendab töö kiiremini, meeskonnana töötamine aitab töösid ja projekte lõpetada. Kui see probleem nüüd, mida te lahendada soovite, on töövaldkonnas, siis seal aitab seda probleemi lahendada. Ühendage oma jõud seal kollektiivis. Kui teil on suhetes probleemi, siis on täpselt samamoodi. Ühendage oma kaaslasega, oma abikaasaga, oma elukaaslasega, oma sõbraga, kellega teil on probleemid. Ühendage oma mõtted ja jõud. Rääkige. Ja tõesti, te ei kujuta ette, kui palju rääkimine aitab ühesõnaga. Ja kaitsehaldjad ümbritsevad sind haldjate maagilise armastuse ja valguse ringiga. Enne iga vaimse töö alustamist harjuta psüühilist kaitset. Kaitse on hästi oluline. Meie ümber on nii palju igast müra ja igasuguseid vibratsioone ja pange endale, mina näiteks panen endale iga hommiku kaitse, energeetilise kaitse peale, iga enne kaardi ladumist ma panen endale energeetilise kaitse peale. Ja kui keegi üritab kellegilt midagi siit võtta energiat või varastada, ma ei tea mida, ühesõnaga, siis see lihtsalt ei õnnestu. Ja see ongi niimoodi ühesõnaga, et te liiga palju annate oma energiat võib-olla mingitesse probleemidesse, mõtetesse. Seal, kus on meie mõtted, seal on ka meie energia, eks ole. Ja vastupidi, kaitske ennast energeetiliselt. Ärge andke enda energiat sinna, kuhu te tegelikult seda üldse ei peaks andma. Võtame lõpetuseks veel, mida te peaksite tegema. Et seda, siin tuli väga palju igasuguseid kaarte ja õpetusi, et mida te peaksite tegema selle konkreetse probleemi lahendamiseks. Võtame veel siit mõned kaardid. Tehke lõpuks ometi oma otsus ära. Kui teil on valida suhetes 2 inimese vahel, tehke see valik ära. Te teate väga hästi oma südame intuitsiooniga, mida see valida, mida te peate valima.
töös valige ära, kas te soovite, kas te lähete teise töökohta või jääte sinna edasi. See on ka valik. Kui te soovite sinna edasi jääda, siis jääge sinna ja tehke oma valikud ära. See on ka väga suur märksõna. Võtame veel ühe. Vabanege oma sõltuvustest. Sõltuvused on ka väga paljudele väga suureks takistuseks selle probleemi lahendamisel, millele te konkreetselt mõtlesite. Saatan tähistab alati sõltuvusi. Sõltuvused võivad olla ka suhtest, sõltuvused võivad olla alkoholist, suitsetamisest, sõltuvus võib olla oma vanematest, sõltuvus võib olla oma lastest. 2 asja lõpetuseks. Tehke oma valikud. Ükskord ameti lõpuks ära ja vabanege nendest sõltuvustest. Siis need probleemid teil lahenevad. Kõik need 2 asja, valikud ja sõltuvus. Olen Auli, väga hea, väga meeldiv oli taas teie ees olla. Kui teile meeldis see, siis laikige, tellige mu kanalit. See ei maksa teile midagi, te näete ainult siis, kui ma panen midagi uuesti siia ülesse. See on uutele tulijatele, kes vaatavad siis esmakordselt minu videosi, teistele ei ole see mõeldud. Ja kommenteerige, ma väga ootan neid alati. Ja see on ainult teie vaba valik. Kui te ei soovi seda teha, loomulikult ärge seda tehke. Ilusat talve jätku teile. Tšau, tšau ja uute kohtumisteni, mis tulevad üsna pea.